18. jaanuar 2015, esmaspäev. Huvitav, et ma olen siia 2015 kirjutanud. Peab olema tegelikult 2016. Juba 5. päev kohas ja ikka ei ole veel seda õiget tunnet kodu osas. Sain tuttava kaudu Kalangute ristmikust umbes 500 meetrit Margao poole Lobose restorani juures Sunny Holiday Homes ja teiste kompleksis kena 1 toaga korteri. Randa jalutan siit 25 minutit, turule 10 minutit, bussijaama 8 minutit. Korteril on eraldi köök, WC ja pesuruum, tuba, 2 rõdu, millest üks on tänava poole, kus toimub uue kortermaja ehitus ja teine hoovib basseini ja imeilusate puude poole. Eespool on suhkruõuntega puu, mis ahvatleb mind iga päev, kuid viljad on liiga kõrgel ja liiga kaugel. Ja mis kõige olulisem, siin on suhteliselt vaikne. Maksan 18 000 ruupiat kuu eest ehk siis 600 ruupiat päev. Rõdul imetlen ka lillade suurte õitega puud, mille nime ma ei tea, ja siis pikkade kaunite lehtedega puud. Selle nime ma ka kahjuks ei tea. Kaugemal kõiguvad vaikselt sihvakad kõrged kookusepalmid. Keerasin toas voodi teistpidi ja nüüd näen hommikul silmad avades rõduuksest taevast ja palme. Imeline. Hoovis on 3 maja hobusrava kujuliselt ja keskel bassein. Sinna ei ole ma veel jõudnud. Tuba on üsna suur, eriti peale seda, kui palusin välja viia suure ja katkise jala peal seisva ventilaatori, monsuuni hallitusest koledad padjad ja tõstsin mööblit ümber. Juba esimesel päeval tegin suurpuhastuse. Loomulikult olid ka linad, mis mulle anti, mustad. Käterette ei olnud, tekke ka mitte. Viimaseid nagunii peaaegu vaja ei lähe ja enamus kohtades neid ka ei pakuta. Kogusin kokku uksekardinad ja kõik mustad nartsud, et anda need koristajale pesta. Ei saa öelda, et ehitus teeks eluolu siin hetkel mõnusamaks, kuid õnneks peavad nad lõunal pikalt pausi ja öösiti ei tööta. Seest aga olen ma teist ööd magamata, sest minu korteris on meeletu undamine. Astun välja rõdule, vaikus, mõnus. Astun teisele rõdule, milline rahu. Magaks siin, kui sääski ei oleks või oleks mul siin ometi spetsiaalne sääsevõrguga voodi. Teen lahti koridori ukse, nõrk undamine, astun tuppa, jube. Saatsin täna kell 5, kui ärkasin vahendajale SMS-i, et ei saa mingi mootori urina tõttu magada. Ta lubas asja uurida. Täna saatis ta koristaja. Koristaja pidi ka seinad puhtaks pesema. See on siin tavaline, et seinad on vähemalt inimese kõrguseni määrdunud, näpu ja käejälgi täis. Koristaja püüdis teha oma parima, kuid tema lahkudes oli vaid põrand puhtam. Seinad olid samasugused ja ukse pesin ise ära, sest kuigi näitasin, et need on mustad, ei andnud tema pesemise viis paraku tulemust. Küll ma oleksin õnnelik, kui mul oleks hetkel üks värvirull, maalriteip ja purk värvi. Koheselt teeksin sellele korterile väikse iluravi. Aga mida pole, seda pole. Oleks pidanud kohvrisse viskama. WC-s vesiloputuskast ei tule. Kasutan ämbrit. Boileri juhtme pean sisse panema ja välja tõmbama, sest lüliti ei toimi. Mul ei ole kruus ega nuga, kuid õnneks on mõned muud köögivahendid ja osad asjad võtsin ise kodumaalt kaasa. Hulga köögirätikuid ja lappe ja taldrikuid ja blendri smuutide tegemiseks ja see on siin nii tavaline, et kui öeldakse, et on köögikau korter, siis seal köögis ei ole mitte midagi peale gaasipliidi. Hea ja mõnus on kohe kodusam peal koristamist. Paljudes koaürikates tõesti ei ole midagi. Siin on isegi kõrbenud pann. Hurraa! Ja võib ju arvata, et mis see siis on? Osta, kuid iga aasta osta ja seda kvaliteeti, mida siit saab, ja siis see jälle maha jätta, et saaks taas uus osta, läheb siiski kalliks, olgem ausad. Võtsin kaasa nii riidepuud kui teeküünlaalused,
teeküünlad, krõpsuga kilekotid ja nii edasi ja nii edasi. Arukas on kodust mittevajalikud asjad kaasa võtta ja nendega kohasse tulla, sest need ei ole kahju maha jätta. Kuid näiteks unustasin osta IKEA ukse ülemise ääre peale kinnitatava riide nagi. Nagi probleem on siin krooniline ja konksud, siin ei ole kuskile midagi riputada ja kappe ei ole. Ja siis unustasin osta kroksid. Need on küll koledad, kuid mugavad jalavarjud. Ja käärid, mis ma täna 80 ruupi eest ostsin, ja pintsetid ja see nimekiri on alati kuidagi lõputu, kuigi olen aastaid koas elanud. Käisin Ali juures, näitasin talle pilte oma kõrvarõngastest ja käeketist, mille juurde soovin sobivat sõrmust. Kaasas mul neid ehteid ei ole, Ali lubas teha. Ta oskab super hästi oma tööd ja ma ei muretse, et see välja ei peaks tulema. Piisavalt on ka aega, et kui midagi ei meeldi, siis saab alati muuta. Võtsin kaasa ajakirja Eesti Naine, kus on minu artikkel kohe erinevatest usunditest naiste igapäevaelust. Ali eesti keelt ei mõista, vaatas pilte ja naeris, et neil on selline nali, et kui keegi lehitseb ajakirja, siis teine ütleb, et kui oled vaatamise lõpetanud, anna mulle lugeda. See on siis vihje selle kohta, et kirjaoskamatud vaatavad pilte ja need, kes lugeda mõistavad, need loevad. Kuigi Indias on piisavalt kirjaoskamatust, on see siiski nali sõprade vahel. Indialastele meeldib naljatada. Istun vahest naudinguga Ali juures poes ja kuulan, kuidas nad seal omavahel Sahidiga lõõbivad. Sahid on Kashmirist ja aitab Aliid tema poes juba mitmes aasta. Boss, kus sa sündinud oled? Ramlal, Punjabis. Boss, milline osa? Ramlal, mis mõttes milline osa? Kogu mu keha on sündinud Punjabis. Harimatu isa oma harimatu pojaga läks telkima. Nad panid telgi üles ja jäid magama. Mõne tunni pärast äratab isa poja üles, näitab näpuga taevasse ja küsib, mida sa näed? Poeg, miljoneid tähti. Isa, ja mida sa sellest järeldad? Poeg, astronoomia järgi tähendab see seda, et galaktikas on miljoneid planeete. Isa annab pojale kõrvakiilu, idioot. See tähendab, et meie telk on ära varastatud. Istun rõdul ja täiesti naudin seda natuke pilvist ilma. On isegi hea, et villate operaator, kellega ma teist päeva püüan kokku saada, ei ole vastanud ei meilile ega telefonile. Seega ei läinud ma täna tema juurde Kandolimi piirile ja saangi rahulikult oma asju teha. Siin läheb aeg nii kiiresti, et ei saaga aru, millal on õhtu. Kahju, et tervisele ei ole kasulik lõunauinak. Tõusin vara ja praegu, mil kell on 16:10, on mul tõsiselt suur uni. Väidetavalt pidi inimene olema kõige unisem 10 tundi peale tõusmist. Ehitajad alustasid juba toksimisega, sest vaikus on siin umbes kella 1 ja 3 vahel päeval. Siis on paljudes kompleksides isegi sildid väljas, et lapsed ei tohi ujuda, sest keskpäeval kohalikud puhkavad. No tõesti, see on tegelikult täiesti arusaadav, sest on tohutult palav ja väljas ei taha siis keegi käia. Helistas villade omanik ja saime kokku. Huvitavad müügistrateegiad on neil. Küsis täpselt seda sama, mida ma talle juba olin meili teel ja telefoni teel ütelnud. Kuupäevade vahemikku, mis ajaks sõpradele ööbimist soovin. Siis pani kõik kenasti kirja, helistas kontorisse, küsis, mis villad vabad on ja siis ütles, et homseks teeb hinna. Palusin selle meili peale panna, sest bussiga see mõni peatus siia tema juurde villasse sõita võtab tegelikult päris palju aega. Koju jõudsin peale seda, kui olin Kashmiri sõber Vahidi kaupluses tuuri teinud. Ilusaid salli ja ehteid vaadanud, natuke lobisenud. Kalangutes ühes kohvikus teed joonud ja lehtaignas tehtud pirukaid söönud. Kõhus on siiani imelik valu.
vaatasin, et Magu reageeris samal moel nii värsketele lehtedest, kurgist ja veest tehtud smuutile kui ka poest ostetud mangomahlale. Päris hoolega tuleb vaadata, mida ja kuidas süüa. Olen Indias küll juba palju aastaid käinud, kuid ikka eksin. Ja jäätist sain ka veel. Kui tee peal piima ostma läksin. Üks suuremõõduline tõsine vanem härra istus piimamüüja jäätiseputka ees ja maiustas vaniljejäätisega. Pakkus, et teeb mullegi jäätise välja. Valisin mingi magusama ja lobisesime seni, kuni jäätise otsa sai. Tänasin, soovisime teineteisele ilusat õhtut ja jalutasin koju. Aeg on vastu võtta korteriomaniku vahendaja, kes tuli uurima, mis müra mul toas on ja kust kohast see tuleb. Kuulab ja kuulab, avab ja sulgeb uksi, käib naabrite juures vaatamas, kas ehk nende õhujahutajad on müra põhjuseks. Ei midagi. 2 külgneval naabril on vaiksed ja uued konditsioneerid ja ventilaatorid. Kust kohast tuleb see müra? Äkki täitus mu tuba terve delegatsiooniga, 2 meest, 1 naine. Mehed tuvastasid kurjategija. Nimelt panid nad kõrva vastu põrandat just toa keskel, kus paikneb alumise naabri ventilaator ja siis oli selge, et uus küll, kuid miski asi tekitab vibratsiooni. Kohe, kui naabril paluti ventilaator kinni lülitada, oli vaikus majas. Olin väga tänulik, et see pere mu all oli täna nõus konditsioneeri ehk siis AC-d kasutama ja lubas ventikat mitte sisse lülitada. Homme saadetakse neile elektrik asja uurima. Tore, et asi korda aeti, aga vara veel rõõmustada, sest terve öö on ees. Kukun voodisse. Oli taas üks tore päev, mille jooksul toimus nii palju, kuid miskipärast ei näe ma mingit tulemust. See on India.